Hei, täna räägime õhusaastest. See on teema, mis puudutab meid absoluutselt kõiki. Iga kord, kui me hingame. Oled sa kunagi mõelnud, mitu korda sa päevas hingad? No keskmiselt on see umbes 22 000 korda. See on päris palju, eks? Aga küsimus ongi, et mida me siis nende tuhandete hingetõmmetega tegelikult sisse hingame? Vaatamegi lähemalt, mis meie õhus ringi hüljub. Nii see, mida me näeme, kui ka see, mis on silmale täiesti nähtamatu. Okei, alustame siis päris algusest. Mis asi see õhusaaste üldse on? Me kuuleme seda sõna ju kogu aeg, aga mida see tegelikult tähendab? Mis on need nähtamatud asjad seal igas meie hingetõmbes? Lihtsalt öeldes on saasteained põhimõtteliselt igasugused ained õhus, mis on kahjulikud kas meile, teistele elusolenditele või keskkonnale laiemalt. Ja need võivad olla pisikesed tahked osakesed, nagu näiteks tahm, imepisikesed vedelikupiisad või siis hoopis gaasid. Hästi, aga kust see kõik siis tuleb? See on tegelikult päris huvitav, kui hakata vaatama, kus need erinevad saasteained õhku satuvad. Laias laastus on allikaid kahte tüüpi. Ühed on muidugi inimtekkelised, mõtle näiteks tehastele või energiatootmisele, aga saasted paiskavad õhku ka loodus ise, näiteks võimsad vulkaanipursked või suured metsapõlengud. Aga kui me räägime oma igapäevaelus, siis üks suurimaid saastajad on kindlasti liiklus. Autod paiskavad õhku terve kokteili igasuguseid kahjulikke aineid, vingugaasi, kummitolmu, isegi asfaldiosakesi ja seda otse seal, kus me elame ja liigume. Aga asi ei piirdu ainult autodega. Mõtle ka näiteks kodude kütmisele, eriti kui ahju visatakse asju, mis sinna ei kuulu, või suured prügilad. Ja isegi midagi nii tavalist nagu plastiesemed, mis lagunedes eraldavad mikroplasti õhku. Siin on üks väga oluline point. Saaste ei püsi paigal. Tuul võib selle kraami kanda tuhandete kilomeetrite kaugusele. Nii et see, mis juhtub ühes kohas, pole enam kohalik mure, vaid muutub kiiresti globaalseks probleemiks. Okei, see kõik on tore teada, aga nüüd liigume kõige olulisema osa juurde. Nimelt, kuidas see kõik meie tervist mõjutab? Sest olgem ausad, see nähtamatu saaste pole kohe üldse mitte ohutu. See pilt siin, see on paljudes suurlinnades täiesti tavaline vaatepilt. Sudu on nii tihe, et päikest pole peaaegu nähagi ja iga hingetõmme tundeb raske. See pole enam lihtsalt ebamugav, see on reaalselt ohtlik. Ja just siin näemegi selle saaste otsest inimlikku hinda. Saasteained ärritavad kurku ja kopse. Eriti ohtlik on see lastele ja neile, kel on näiteks astma. Miljonite inimeste jaoks tähendab see igapäevast võitlust lihtsalt selle nimel, et normaalselt hingata. Ja tagajärjed on tõsised. See pole ainult kurguärritus. Saastunud õhk süvendab hingamisteede haigusi, mõjutab südametööd ja rikub üleüldist enesetunnet. Ja kõige kurvem on see, et igal aastal põhjustab see maailmas miljoneid enneaegseid surmasid. Aga kahju ei piirdu ainult meie tervisega. Õhusaaste teeb liiga ka meie planeedile laiemalt. See kahju ulatub palju kaugemale. Üks asi, millest oled kindlasti kuulnud, on happevihm. Mis see täpselt on? No, kui teatud saasteained õhus segunevad veemolekulidega, siis tekibki keemiline reaktsioon. Ja tulemuseks on vihm, mis on, happeline. Ja kui see happeline vesi alla sajab, siis on tagajärjed näha kõikjal. See kahjustab metsi, teeb liiga kaladele ja teistele veeelukatele ning ajapikku isegi söövitab kivihooneid ja vanu monumente. See pilt tundub üsna sünge, eks? Aga lootust on. Mida me siis teha saame? Õnneks on lahendusi olemas ja neid on nii suurte globaalsete sammude kui ka täitsa isiklike valikute tasandil. Üks suur ja oluline osa lahendusest on muidugi see, et me peame muutma seda, kuidas me energiat toodame ja ringi liigume. Põhimõtteliselt on vaja liikuda eemale saastavatest allikatest ja võtta kasutusele puhtamad tehnoloogiad. Ja me teemegi seda juba. Näiteks tuuleturbiinid on suurepärane viis toota elektrit ilma õhku saastamata. Taastuvenergia, nagu tuul ja päike, on siin võtmesõnaks. Sama kehtib ka transpordi kohta. Elektriautod, millel pole summutitoru, on linnades juba tavalised. Ja ka puhtam ühistransport, näiteks gaasibussid, aitab linnade õhku oluliselt parandada. Aga see kõik pole ainult suurte tehnoloogiate ja poliitiliste otsuste teema. Ka meie enda igapäevased valikud loovad tegelikult tohutult. Näiteks, kas lühikese otsajooks võtta auto või minna jala? Või kas eelistada ühistransporti. Isegi lihtsalt teadlik olemine ja puhtamate valikute soosimine on juba suur samm. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et õhk ühendab meid kõiki.
Iga tegu, ükskõik kui väike see ka ei tundu, mõjutab seda ühist ressurssi, mida me kõik hingame. Ja see viibki meid viimase küsimuseni. Kuna see õhk on meie kõigi ühine vara, mis ei tunne riigipiire ega erista inimesi, siis kuidas me otsustame seda koos hoida ja kaitsta?